Rebane Rasmus ja kadunud kummik. Ühel hommikul ärkas väike rebane Rasmus eriti rõõmsa tujuga. Ees ootas vihmane päev, mis tähendas palju poriloike. Ta tõmbas selga oma lemmiku punase mantli ja otsis välja oma kollased kummikud. Aga oh häda, üks kummik oli kadunud. Rasmus vaatas voodi alla, aga ei leidnud oma teist kummikut sealt. Vaatas kappi, aga leidis sealt ainult oma vana salli. Ta piilus ahju taha, aga sealt leidis ta ainult tolmurullid. Kus see kummik küll olla võiks? Mõtles ta ja otsustas minna õue otsima. Esimesena kohtas ta Siimu, kes parasjagu lehehunnikus tuhnis. Siim, kas sa oled mu kollast kummikut näinud? Küsis Rasmus. Siim raputas pead. Ei ole, aga ma nägin orav Oskarit sellega mängimas. Rasmus jooksis kiirelt männi alla, kus orav Oskar oksal istus. Oskar, kas sul on minu kollane kummik? Hüüdis Rasmus. Oskar pani käpad suule ja kihistas naerda. Oi ei, see oli nii tore mänguasi, aga ma andsin selle edasi Jänku Jutale. Rasmus tuhises edasi põllu poole, kus Jänku Jutta porgandeid nosis. Jutta, kas sul on minu kollane kummik? Küsis Rasmus juba natuke väsinult. Jutta kraapis kõrva. Ma kasutasin seda porgandite kastmiseks, aga siis tuli tuuleonu ja puhus selle minema. Rasmus ajas silmad suureks. Tuuleonu võis ta kummiku viia ükskõik kuhu. Ta jooksis heinamaale, kus tuul kõige tugevamini puhus. Ja seal, ühe suure kivi taga maas asetses tema armas kollane kummik, täiesti märg ja natuke porine, aga siiski terve. Jee! Hüüdis Rasmus rõõmust ja tõmbas kummiku jalga. Nüüd oli rebane Rasmus valmis poriloikudes hüppama.